Tüdruk oli noor ja ilus, Volõõnia naisterahva riides, millest ilusam on veel vaid Pihkva rahvariie. Kapten tundis tema kohe. Enne, see on ju Mašinka, minu poja äiutar. Kus sa tuled siia, Mašinka? Tüdruk pani sõrme huulile, vaatas arglikult ümber ja sõnas alles siis, kui nägi, et keegi teda ei luura. Kõnele tasa, herra, peida oma nägu mantlisse, sest kui su ära tuntakse, vangistatakse sind. Vangistatakse? Mind? Mašinka? Mispärast peaks mind vangistatama? Sellepärast, et sind siis võidaks viia Uraali väävlit kaevama. Sa oled nüüd maapagulane. Mis sa lobised? Mis paha ma võisin olla teinud? Kas sa seda ei teagi? Mullu suvel andsid peitu Krasinskile Madrinovi lossis. Ta on ju minu hea sõber ja seltsiline. Leivavend. Öeldakse, et ta olevat vandelane. Mis on siis minul sellega tegemist? Ma ei teadnud temast midagi. Tuli mu juure jahile, lõbutses ja läks edasi. Lähen õue juure ja räägin ära selle loo. Ära mine sinna, hüva herra. Seal on sul üks võimas vaenlane, keda sa ei suuda lepitada enne kui kaod. Kes see võib olla? Sinu vend. Minu vend. Minu lihane vend, keda olen nõnda armastanud, et olen lubanud talle oma isa asutatud majoraatmõisa ja ühes sellega kaasas käiva krahvi jaunime. Ma ise olen leppinud alamkohaga ning väiksema auastmega. Aga nüüd himustab ta neidki. Nüüd ta tahab ka sinu pisikest lossi ja su merimehe piipu. Ta ongi need juba saanud. Noh, hea küll. Vilets jõmpsikas on ta olnud alati. Ma ei imestagi seda. Kuid mida teab tema Krasinskist? Seda, et kui ta sinust eemal astus, on tal ununud sinu juure üks pisike tasku, milles oli kõiksuguseid salatsetud kirju. Aga mina andsin need ju oma abikaasa kätte hoida, kuni ta tagasi tuleb. Muule ärgu andku. Sinu abikaasaga andis nad su vennale. Sellepärast oledki vihaalune. Minu abikaasa. No nii, sel nädalal siis loeme Jookai Moori, Ungari suurimat jutuvestjat 19. sajandist, kes sündis aastal 1825 ja elas pika elu suures aastal 1904. Tema teoseid on üle 200, eesti keeles ilmunud 75 väidetavalt. Ja see on tema jutustus Hiiu torn, mis ilmus Postimehe järjejutuna 1925. aastal Ants Murakini tõlkes. Meie oleme sellest nüüd instituudis teinud audioraamatu, mida võite kuulata meie instituudi kodulehelt ja kuulata ühtlasi siis teost, mis on tõenäoliselt ainukene Jookai teos, mis on seotud Eestiga. Head kuulamist!